tere, armsad hamburid, see on lugemine teile ja kaardid panen ma välja just sellele päevale, 29. märtsile, kui tuleb osaline päikesevarjutus. Suur planeet Neptuun läheb kaladest jääramärki ja on ka kuu loomine, on noor kuu. Nii et mitu asja korraga ja energiad võivadki olla natukene sasised ja pusised, sest need näiteks kalade energia võrreldes ikkagi tulise jäära energiaga on täiesti erinevad. Nii et ka see suur planeet Neptuun peab mõtlema, kuidas nüüd hakkama saada. Ja pole ka ime, kui meil kerkivadki täiesti ootamatud olukorrad. Kas meie sisemine mina hakkab siin midagi protestima, meil ümbruses lapsed hakkavad hoopis teistmoodi käituma, sa ei saa aru, mis nüüd juhtus või on töökohal armuelus, nii et need muutused võivad siin toimuda ja see keskmaailm, äh, ta küsibki siin, et armas hambur, kas nagu on kõik hästi, kas sa tunned turvaliselt ennast maapinnal, kas sa tunned turvaliselt, et sa oled ka ülevalt poolt hoitud. Siin on selline natukene, ma näen, et ei ole natukene seda turvalisust, et natuke on midagi, kas natukene või palju, oleks vaja nii ühte kui teist toetust. Võib-olla ongi see, et polegi saanud tükk aega väljas ja metsas käia, ilmad on kehvad olnud, et seda värsket õhku oleks nagu siin vaja juurde. Värsket õhku nii tunnetesse kui tegudesse. Ja väga huvitavalt tulebki siin ka välja selline lause, et sa ei saagi kõike korrastada nagu korraga. Et see, mis on vaja maa peal korda ajada, tuleb maa peal korda ajada. Mis taevas, see taevas korda ajada. Ja, ja sellepärast võib-olla see sinu soovitud või see sinu muutus, mis praegu võib-olla juba hakkab käima või kui see muutus tuleb, siis ta ei ole nagu kättesaadav või ütleme, et kõik võtmed ei ole sulle veel nagu kätte antud. Ja siin see kaart on väga huvitavalt, tuleb ka ütlema, et aga sa võidki abi küsida, ma ei tea, nähtamatutelt aladelt, maaemalt ja taevaisalt võid abi küsida. Ja ta on natukene selline seisu ja ootamise kaart lisaks sellele ka, et ta palubki võib-olla ütelda, et kui sul kõiki võtmeid ei ole käes, siis ära hakka nagu jamama, enne kui sa kõike ei tea. Ja lisaks siis šamaani kaarditele võtsin siin ka, mõeldes just selle päikesevarjutuse peale, kuu oraaklikaardid ja siin keskmine on siis punane kuujumalanna Iisis. Ja vaata, kui hästi ta haakub selle kaardiga, sellepärast et Iisis oli maa ja taeva jumaluse Gebi ja Nuti tütar. Nii et jälle maa ja taevas ja tema seal keskel. Ja ISISel öeldi, et tal on palju nagu ütleme võluvõimu. Et ka vaatad siin, mis ta nagu peas kannab sellist võib-olla kristallkuuli või sellist tiibadega kaelaehet või on see näiteks hoopiski päike tal, et siin ja samas on istumise all on selline muster nagu kuuset tagurpidi, et igat moodi annab nagu just sellist maa ja taevas siin ka mõlemas kaardis see, et mis ta siis ütleb? Siin on nagu polaarsused, mees ja naine, hea ja halb, täiskasvanu ja lapsed, punane ja must,
hästi sellised nagu polaarsust toob siin välja. Hästi palju nagu sellist rollimänge, erinevaid rollimänge, võib-olla sa oledki näitleja, ma ei tea. et sul on või pead mingisuguses olukorras olema või mõnes seltskonnas olema, et siin seltskonnas ma olen selline, seal seltskonnas olen selline, kodus olen niimoodi, tööl olen niimoodi, sellega käitun naa, sellega hoopis teistmoodi. Selline tuleb välja, aga samas nagu sa tahad head, mitte see, et ma nüüd käitun nagu ühega halvasti ja teisega hästi, vaid tegelikult on see, et sa tahad kõigiga nagu hästi käituda. Eh, eh, ja samas nagu kuidagi kaitsta ähm, noh, ma ei tea, siin on nagu see, et ma olen nõus igale poole nagu minema, kui kutsutakse, ma olen nõus neid kaitsma. Kusjuures väga hästi siin ju ka lõvi tuleb oma sooja kaitsepäikesega ju tuleb välja siis kaitsma seda tegemist, mida sa teed, aga samas nagu koos sinuga kaitseb see ka sinu ümbruses olevaid mm, inimesi, olukordasid. Nii et ma ei tea, mõni võib kindlasti ülevalt alla vaadata, et sa oled nagu kellelegi autoriteet. võib see olla. Äh, ehk sa oledki nagu kaitsja. Nii et siin tal on paremas käes on ka siis see lootuse taim, mis on ka jälle, mis annab ju sellist väge juurde, nii et siin on hästi palju selliseid huvitavaid sümboleid. aga mis ta siis ütleb? Ta soovitab äh, võttagi praegu juhi vastutus enda õlgadele ja näitad teistele, kuidas siis edasi minna. Tuleloomus selles lõvi märgis aitab seda õiglust nagu ka jalule seada. Ja kuna on tulnud siis lõvi välja, siis otsustav kuu võib olla augustikuu siin ka, mis ta tuleb välja. Aga lisaks siis sellele kahele esimesele kaardile olen sulle võtnud ka veel siis kuummajade kaart, mis on uks, mis on väga huvitavalt, tulebki nagu äh, äh, noh, jälle on see, et vaata, me oleme ühel pool ust ja teisel pool ust, kas me oleme toas, kas me oleme väljas, täpselt siin maa ja taevas, aga sina oled siin selle keskmes, sündmuste keskmes ja sina oled see, kes peab aitama teistel läbi minna. Et sa nagu ütleksid, et saate aru, inimesed, meil on vaba tahe. Me võime teha seda, mida me tegelikult tahame, see, kas meile teistele sobib või ei sobi, sa nagu näitaksid teistele, kusjuures hambur ise on ju ka sellise tõe ja õigluse eest võitleja. et ka siin ongi uraan koos Merkuuriga. Uraan ütleb Merkuurile, et kuule, sa pead natuke teistmoodi mõtlema, aita teistel ka teistmoodi mõtelda. See on nagu selline loovus ka. loovus ei ole alati see, et me peame raamatut kirjutama või peame maale maalima, vaid ka edasiliikumiseks, mingisuguste probleemide lahendamiseks on meil vaja loovust kasutada. Nii et kaart hästi palju siis näitab, et kuidas osata leida see tasakaal maa ja taeva vahel, sisse-välja vahel. Ja usu mind, et kui sa hakkad kui sa võtad juhtpositsiooni, mida ta palubki siin tegelikult sul võtta, siis sa võid täiesti üllatada iseennast ka, teisi ammugi üllatad, aga sa üllatad ka iseendas, et kuidas sa leiad õiged sõnad, kuidas sa leiad mingisugused õiged märgid. uks, äh, mis äh, mis on ju väga hästi, et seespool, väljapool, seda ma juba rääkisin. nii, see avatud uks viitab võimalustele, igasugustele võimalustele.
see taim siin ju näitab, et ta juba õitseb. selline tunne, et ükskõik, millise valiku sa teed või kuidas sa teisi aitad, siis kõik on nagu hästi tehtud. sinul õitseb, teistel õitseb. nii et kui see kaart tuleb, siis ongi see, et kas on turvaline, kindlaks kujunenud rada, harjumuslikud olukorrad või nagu siin siis uraan tuleb ütlema, proovime midagi uut, midagi hoopis tohutult teistmoodi, aga lõpptulemus on garanteeritud, nii et eluga võib edasi minna ja uksest välja astuda. ja ukse võtmesõna on ootamatu otsus või uus võimalus. nii et aitäh sulle kuulamast.